no ma sellest Erik Heldna artiklist väga palju rääkida ei tahaks, aga jah, ma olen selles mõttes temaga ühel meelel ja olen sellel teemal väga ammu olnud sama meelt, et ega siis see ei ole sugugi midagi erandlikku ja ausalt öeldes minu jaoks on Rait Maruste paljud seisukohad sügavalt arusaamatud, et ka näiteks Rait Maruste oli ju see inimene, natuke küll teine teema, aga kes selle nii-öelda immuniteedi seaduse läbi surus Riigikogus, et see on nagu tänapäeval vähe imelik. Ja teine asi, et ei maksa nagu väga murelik olla, et seda järelevalvet on kapo suhtes piisavalt, aga kõik need jutud, ma arvan, et Andres Anvelt ka võib-olla on oma seisukohta muutnud peale aastat 2012, et oli vahepeal ka siseminister ja nägi neid asju võib-olla teisiti. Et eks ta ongi õiguspoliitiline otsus. Mina ütleksin, et see oleks rumalus, sest et võib-olla kui aastal 2012 see olukord oli ka teine, ütleme kas või see Venemaa surve Eestile ja need lõputud kriminaalasjad, mis tuleb ütleme vastuluurest, et ma ei kujutaks ette, kuidas politsei suudaks neid asju menetleda. Nad on väga spetsiifilised, seal on vaja väga palju taustateadmist. Ja see ei oleks nagu väikse riigi mõttes lihtsalt mõistlik, et see pihustaks neid ressursse, see kvaliteet tuleks kehvem lihtsalt paratamatult, et kui sa oled üks tavaline uurija ja ma olen tavaline uurija kunagi olnud, et kui sa menetled mingit korterivargust või tapmist või vastuluure asja, need on niivõrd erinevad, et see ei ole lihtsalt mõistlik. Ja ka need väited, mis on esitatud, et see on Euroopas haruldane, see ei vasta tõele. Ja kõik need näited Inglismaalt ja kuskilt mujalt, et need ju on väga spetsiifilised näited. Läti menetleb samamoodi nagu Eesti, Rootsis, Prantsusmaal. Saksamaaga näiteks ei ole väga hea näide, mida tihti tuuakse esile. Seal on selgelt see natsi minevik, mis on seal teinud kõik väga ettevaatlikuks ja seal on kõik ära lahutatud, mis samal ajal jälle tähendab seda, et petetakse mingis mõttes avalikkust, et on sellised komisjonid, kus need kõik asutused istuvad peadpidi koos ja siis formaalselt menetletakse eraldi. Eks me peaksime sellist nagu näitemängu tegema, aga mis puudutab seda korruptsiooni teemat, jah, et eks see on kas see on prioriteet, et me uurime kohalikku omavalitsust? Seadusandja kunagi võttis ära kaitsepolitseilt kohalike omavalitsuste uurimise ja siis andis jälle tagasi, et ta on natukene, ma ei taha nüüd halvustada oma politseikolleege või kohalikke omavalitsusi, aga väikstes kohtades kipub see vesi seisma. Ja inimesed kasvavad kokku ja nad võib-olla ei taha teineteisele halba ja ei kipu võib-olla kõiki asju võtma üleliia tõsiselt ja halvemal juhul lihtsalt pannakse asi kalevi alla, et see oht on olemas, et ma kardan, et see meie õiguskuulekus ja see keskkond ei ole praegu seal maal, et 5 või mis ta oli 6 suuremast omavalitsusest, mida kapo peab menetlema, et see õigused kapolt ära võtta ja anda politseile ja nähes ka seda, et politsei siin peadirektorist hiljuti andis intervjuu, kuidas neil ressurssi pole 1, 2 ega 3, et natuke isegi selline mulje jäi, kuidas nad üldse elada saavad, et kuidas nad hakkama saavad. Et võib-olla see on natuke nüüd demagoogiline minu poolt, aga et see mure ressursside pärast on nii suur, et seda ressurssi, mida kapos siis nagu ära võtta justkui selle jaoks, seda pole. Ma ei saa siin hakata neid detaile rääkima, aga need on üksikud inimesed ja meil ei ole sisuliselt, ikka veel räägin meie, vabandust, et kaitsepolitseil ma arvan, et on endiselt see seis, et ükski korruptsioonimenetleja ei ole algusest lõpuni ainult selle asjaga tegelev. Neil on veel mingisuguseid muid ülesandeid, nii et see ressurss, mis vabaneks, oleks marginaalne. Et Leedu, Läti näiteks läksid teist teed, aga suuresti Euroopa Liidu survel, et seal moodustatigi eraldi sellised korruptsiooni uurimise asutused. Ka Poolas oli selline
Noh, kuuldavasti Poolas hakatakse nüüd seda likvideerima, et nad sekkusid seal poliitikasse. Et noh, need hädad on suhteliselt universaalsed igal pool, et ega siin ilmas midagi uut ei ole, et ma ei taha nagu väga palju keerutada, aga ma ütleks nagu niimoodi, et kuidas seda nagu lihtsalt selgeks teha, et need on poliitiliste valikute küsimused, et korruptsiooni uurimine ei ole mingi kapo privileeg. Aga meie puhul lihtsalt, mida tuleb öelda, et i peale punkt panna, on see, et korruptsioon ei ole Eesti riigis, mis on naabriks Venemaale, pelgalt selline korrakaitseline küsimus, et Venemaa on väga osav korruptante ära kasutama, väga osav altkäemaksu andma ja kas me tahame, et mõni väiksemat liiki kohaliku omavalitsuse tegelane, näiteks võtame Ida-Virumaalt, kellel on seal mingisugune vene taust ja vene sidemed, et selline inimene näiteks on võib-olla seal 4 aasta pärast meie parlamendis ja on teada näiteks Vene eriteenistustele, et ta on korruptant, et kas see inimene suudab öelda, et mulle tehti ahvatlev pakkumine Venemaalt ja tuleb räägib selle kaitsepolitseile ära või mitte, eks on ju, et see jääb nagu lahendamata. Et korruptsioon on Eestis julgeolekuoht. Mitte kogu korruptsioon, aga teatavates valdkondades ja sellesse nagu kergekäeliselt suhtuda ei tohi ja kõik sellised jutumärkides heategijad, kes arvavad, et võiks selle kapolt ära võtta ja nii edasi, et ma ei ole kindel, kas nad alati on heade kavatsustega või on nad naiivsed või rumalad.